Istu sinä siia. Ei, Mä istun siia. Mä tiedän tätä. Niin, jäimme siis siia selle ilusa nimega ühingu juurde. Eesti Tinnituse ja Menieri ühing. Mida see siis tähendab? Ilusad nimed mõlemad, Tinnitus ja Menier. Niisuguseid tahaks polkovniku Leski omale saada tõenäoliselt. Aga vaatame, kas nad on nii ilusad. Kõigepealt, mis asi on siis see Menieri haigus? No, pilt näitab üsna ilusti ära ja üsna selline ta ongi meil. No, millegipärast tark ristapuu ei taha töötada. Niisugune ta ongi, mis inimese vägisi pikali tirib. See on üsna harva esinev haigus. Nagu näete, on erinevaid allikaid, mis pakuvad selle esinemissageduseks 2–5 juhtumit 1000 inimese kohta. See ei ole tõesti palju. Ja selle haiguse avastaja ja sõnastaja oli siis Prantsuse neuroloog doktor Prosper Menier. Mismoodi see avaldub? Kõigepealt on tegemist väga ägeda pearinglusega, mis peaaegu alati kaasneb kukkumisega, väga tugev iiveldus, kuulmislangus ja kõrvakohin ehk siis tinnitus. See on siis see, millest me täna põhjalikumalt räägime. Haigus esineb väga raskete haigushoogudena. Absoluutselt mitte mingisugust korrapära sellel ei ole. See võib esineda 2 päeva tagant, 2 tunni tagant, 2 kuu tagant, aga võib-olla ka 2 aasta tagant. Ja mitte mingisugust eelnevat tunnet ei ole. Inimene läheb mööda tänavat ja äkki on ta pikali maas. Loomulikult võite arvata, mis siis selle kohta öeldakse, purjustaine. Ei ole. Haigushoogud on erinevad, võivad kesta paarikümnest minutist mitme tunnini. Aga ei ole ka väga harv juhus, kui need kestavad päeva. Mis on põhjuseks? No, me ei hakka nüüd väga täpselt seda haigust analüüsima. Kui normaalsel kõrval, kõrvavedelik tasakaaluelundites on selline, siis haige kõrva puhul on kõrvas tekkinud väga suur vedeliku surve. Siin on kotike, mis tekitab, mis seda vedelikku toodab. Siit normaalsel teel peaks see vedelik imbuma välja kõrvast, kuid millegipärast ta ei tee seda. Ja siin tekib siis ülerõhk ja vaat see ülerõhk tekitab ka nendes tasakaaluelundites ehk poolringkanalites sellise tunde, et inimene ei taju enam oma asendit. Ja üks iseloomulikumaid ja isegi mõni ütleb, et kõige raskemaid sümptomeid Menieri haiguse puhul on tinnitus. Selle peale me täna siis üldiselt jäämegi, sest et kuna Menieri haigus esineb niivõrd harva, et siin ruumis mina tean vähemalt 2, kes sellega kimbus on, aga ma ei tea, kas ükski teist on seda kogenud. Jumal tänatud, kui ei ole, ja tunnen kaasa. Aga igatahes need, kes ei ole, te ei ole mitte midagi kaotanud, pigem võitnud.
Nii, siis tinnitus ehk siis kõrvakohin. See on üsna paljudele inimestele tuttav. Üks tuntud inimene ehk siis Martin Luther, usureformaator, kaebas kirjas oma sõbrale, et kurat kiusab teda, helistades tema kõrva ääres kirikukellasid. Teine ka üsna tuttav inimene, Hollandi maalikunstnik Vincent van Gogh. Tema kannatas pideva tinnituse all. On oletatud, et kumbki neist kannatas ka maneeritõve all, sest mõningad sümptomid viitavad sellele. No igatahes tinnitus oli tema jaoks hullem, sellepärast et sellest lahti saada, ta lõikas maha oma kõrvalesla. No ma ei hakka veel lisama, ta saatis selle oma pruudile muuseas. Aga vaevalt usutav küll, et see operatsioon teda mingil määral oleks aidanud. Ja ligemast minevikust on meile tuntud see härrasmees ehk siis Joosep Toots. Kui te mäletate, siis suves, kui Teele talle abielu ettepaneku tegi, siis Toots küsis Teele käest, kumb kõrv ajab pilli. No, pilli ajamine ehk siis tinnitus on üsna üks ja sama nähtus. Niisugune kuulub teadus nagu statistika ütleb, et 17% inimkonnast kannatab tinnituse käes. No see on, öeldakse 17, 20, öeldakse iga 5, tulemus on enam-vähem sama. Nendest 17 omakorda 9% on tinnitus niivõrd tugev, et see muudab inimese invaliidiks, vaimseks invaliidiks. Ta ei suuda keskenduda ühelegi asjale. Ja omakorda sellest 9% umbes 1% on asi koguni nii hull, et nad lõpetavad oma elu. Alles hiljaaegu ma lugesin USA tinnitusfoorumist, et jälle üks inimene oli vabatahtlikult elust lahkunud ja just nimelt tinnituse tõttu. Millest tinnituse talumine tekib või sõltub? Inimtüübid jaotatakse põhiliselt 4 kategooriasse. Ühed on siis lõbusad, teised kurvad, kolmandad ägedad, neljandad on siis, nii ütleme, rahulikud. Ehk siis siin on melanhoolikud, kes on väga vastuvõtlikud igasuguse võõrärrituse suhtes. Siin on siis koleerikud, kes on väga ägedad, kes on valmis ronima kas või mööda seina üles, et tinnitusest pääseda, no see muidugi ei aita. Lõbusad sangviinikud, kes võtavad asja üsna kergelt. Ja siin on siis flegmaatikud, kellel on ükskõik. Las ta piriseb. Minul on see õnn kuuluda just nende flegmaatikute hulka, sellepärast et tinnitus mind üldiselt väga vähe häirib. Tinnitust esineb väga mitmesugust. Siin räägitakse kohiseb kõrvus, vilistab kõrvus, ragiseb, sumiseb, praksub, klõpsub. No ühesõnaga kõik helid, mida nimetada võib, kõik helid on praktiliselt tinnitusel olemas. Muidugi mitte ühe korraga. Enamasti tinnituse puhul see heli pika peale taandub, ta jääb ühesuguseks, ainuke vahe, mis on heli tugevusel. On ka niisugune
ilus asi nagu muusikaline hallutsinatsioon, mis on ka tinnituse alla kuuluv. Selle puhul inimene kuuleb mingisugust muusikaheli. See on ju väga tore tegelikult, eriti kui see muusikaheli on meeldiv. Aga sellegipoolest ta pikapäev hakkab segama. Ja see ei ole küll kuigi sagedane nähtus ja väga ilusti öeldakse selle kohta, et see esineb intelligentsetel inimestel. No ju ma siis ei ole intelligentne, minul ei ole seda õnne veel olnud. Enamasti, kui inimene on vaikses keskkonnas, siis on tinnitus väga hästi kuulda. Eile mul oli selline õnn olla Roosisaarel, kus oli absoluutne vaikus ja muidugi tinnitus ka vastavalt siis absoluutne kõrguse poolest. Millest tinnitus tekib? No nüüd tuleb pikk jutt. Kui me nimetame sellist ilusat nähtust saastamiseks, loodussaasteks, seda me nimetame vete mürgitamiseks ehk samuti loodussaasteks. Aga millegipärast niisugust asja ei taha ümbruskonna kaitsjad nimetada enam saasteks. See on siis helisaaste, mis on mõnes mõttes veelgi hullem. Üks ilus põhjus on siin. Oi, teeme pauku, see on ju nii tore, teeme pauku küll, aga mis pärast kõrvad ütlevad. Lähme kontserdile, seal on nii kõva muusika, nii tore muusika. Tulete välja, kõrvad huilduvad. Sellist jubedust meil veel ei näe. No Tallinnas hakkab pika peale sinnapoole ka minema. Aga teie olete selle poolest õnnistatud seisukorras, et teil on vähemalt selle koha pealt vaikus. Ilma milleta hakkama ei saa tööriistad. Täpselt samuti tekitab seegi nähtus tinnitust. Muruniiduk ka väga tore, lärmab. Perenaised ei kujuta ettegi, et see nende armas abivahend võib ka olla tinnitusega seotud. Panete ta ilusti kõrva äärde, uivatate uusi lokke, kõrva ääres sumiseb, undab, puhub. Tulemus on kõrvade väsimus. Veel üks tore asi, mida tänapäeva noorus väga harrastab, kuulame kõrvaklappidega muusikat. Ja iseenesest ei ole selles midagi halba, kui säilitatakse normaalne mõistus. Kui inimene kuulab seda, ütleme, päeva jooksul paar tundi, mitte midagi hullu ei ole. Kui ta kuulab nii, et kõrvalseisja seda muusikat ei kuule, ka võimalik, aga ikkagi ainult lühiajaliselt. Ja see kõik, mis me siin vaatasime, see on mürasaaste. Ja mürasaaste ei mõju mitte ainult tinnituse tekkimisele, vaid ka inimese füüsilisele tervisele. Ja mis siis on kogu see tulemus? Tulemus on tinnitus. Tinnitus võib olla sama hästi põhjustatud inimese tervislikust seisundist, mitte ainult ümbritsevast mürast. Kõrvapõletik, keskkõrvapõletik, millest tavaliselt tekivad tinnitused, kuulmisnärvi kasvaja ehk siis peenema nimega akustiline neuroon, väga harva esinev, aga kui esineb, siis tekitab alati tinnituse.
No ja meie tuttav Menieri haigus. Siis on olemas selline nähtus nagu äkiline kuulmislangus. Inimene ärkab hommikul üles ja ta ei kuule midagi. See toob 100% kaasa tinnituse. Ja see on möödaminev, aga ta on olemas. Ja siis on veel üks niisugune väga peen nimi vestibulaarmigreen, mis ei viita mitte põrmugi migreenile, vaid lihtsalt tal on samasugused sümptomid nagu Menieri haigusel, välja arvatud kuulmislangus. Siis, mis on väga hästi tuttav inimestele, kõrge vererõhk. Pinges õlavöölihased. Mõnikord panete käe ja tunnete, kui kõvad on kaelasooled. Siis aitab kohe masseerimine, lõdvestamine. Ja see on üks põhjus, mis tekitab tinnitust. Ja asi, mida tavaliselt ei taheta aru saada, vale hambumine. Paljud inimesed on saanud hambaarsti juures tinnituse. Sellepärast, kuidas see asi käib, see mehhanism siin laualuudes ja kuidas see edasi kandub kuulmisnärvi. No see on pikk jutt ja see ei aita ka midagi, kui me seda teame. Aga igatahes niimoodi on ja isegi on olemas selliseid juhtumeid, kui inimene läheb hambaarsti juurde ja kui hambaarst on juhtumisi teadlik selles, siis hambaarst on võimeline aitama. Gripp on üks meie tuntud teada sõber, kes meil tekitab samuti tinnitust ja kilpnääre. Ka jällegi tuttavad kodused sõbrad. See on nüüd asi, mille vastu väga tihti eksitakse. Kõrvade puhastamine kodusel teel antitikuga. Mitte mingil juhul ei tohi seda teha. Sellepärast te tunnete võib-olla jah, oi, ma sain nüüd siit kätte, näe, mis ma siit kätte sain. Aga te saite kätte 1/3. 2/3 lükkate vastu kuulmekilet. Ja seal tema siis kivistub. Ja seal ta tekitab teile tinnitust. Ja pärast arst kirub, no oli teil nüüd vaja, ma pean nüüd nii palju vaeva nägema, et selle puhtaks saada. Nii et see on asi, aga muidugi see on näiteks mind õpetati siukse pisikese põnnina, et ja, pane ilusti vati torts tiku otsa ja muudkui jaga vänta siin, kui sa saad kõrvad puhtaks. Kõrvu ei tohi tegelikult üldse puhastada, kõrvad puhastavad endast ise. Nii, nüüd on siis järgmine avariid, õnnetusjuhtumid, vägivald. Tegime väikse kõksu varaautoga, pea tegi korraks jõnksti või läks vastu peatuge. Paari päeva pärast, oi, mis mul siin kõrvas nüüd laulab. Kukume. Samuti pea võib vastu maad minna või vastu treppi käsipuud. Täpselt sama asi. No, niisugune lõbus situatsioon. Eks pole vist eest kogu aeg teine. Ja jällegi pea saab põrutada ja tulemus on ikkagi jälle seesama tinnitus. Tinnitus saab vältida. Kui ta on juba, siis temaga pole midagi peale hakata, aga kui ta veel ei ole, siis on võimalik vältida. Kindlasti tuleb nõuda mürarikaste tööde puhul tööandjalt kõrvakaitseid. See on seadusega ette nähtud. Muidugi peremees võib öelda teile, et osta ise, mina ei pea sulle ostma. Seadus näeb, et peab olema teatud detsibellide juures peab olema kõrvakaitsed.
No nendega muidugi igal pool ei käi, kodus ka mitte. Aga selleks on olemas sellised väikesed pillikesed tropikesed, need panete kõrva. Need ei lähe kuigi sügavale, aga ta katab kuulmekäigu. Ta ei takista heli. Heli kuigi palju tuleb siit läbi. Aga ta võtab kinni selle kõva müra, mis ongi oluline. Kui raadio mängib kõvasti, keerake vaikseks. Kui heli on kõva kuskil kontserdil või mujal, minge eemale. Aga kui juba see kuri saatus on meil käes, kui ta juba undab, viliseb, kohiseb, ragiseb, müriseb, teeb mis tahab hääli, mis me siis teeme? Siin on nüüd niisugune ilus sõna ravi. Selle taga on ka küsimusmärk. Kui me nüüd võtame arvuti ja hakkame otsima internetist tinnitust, tinnituse ravi, oid jaa, me leiame palju. See on väga palju. Need kaotavad tinnituse 2-3 päevaga. No ütleme nädalaga, no 2, no 3. Nad ostke. Meil omal reklaamitakse seda sama toodet. Toone ehk tood. See annab kuulmise tagasi. See kaotab kõrvakohina. Kõik head omadused. Juuksed ei pane vist kasvama. Muudke ostke. Aga nendel kõikidel ravimitel on üks ühine omadus. Neist on kasu ainult tootjatel. Ei ole veel olemas sellist ravi või ravimit, mis tinnituse kaotaks. Ma olen näiteks USA tinnitusühingu liige. Seal on meil umbes 6000 inimest. Ükski neist ei ole mitte kuskilt leidnud mingisugust ravi. Võiks arvata, et ometigi 6000 inimest kuskilt ikka midagi leiab. Mitte midagi. Mida me siis ise teeme? On meil võimalik või? Esiteks, nüüd ma kaotan igasuguse populaarsuse teie silmis. Loobume nendest ilusatest pudelitest. Pudelitest võib-olla mitte sisust küll. Jätame kohvi joomata. Šokolaad, eriti mustsa või tume šokolaad. Jätame ära. Ma pean sana ja ütlema kohvi jooma küll. Aga ärge teiste öelge. Osad ravimid, nagu siin meie tuntud aspiriin, võimendavad pikemaajalisel kasutamisel tinnitust. Nad ei tekita seda. Kui tinnitust ei ole, siis nad ei tekita. Aga kui tinnitus on, siis sel juhul aspiriin võimendab. Teine, mis muudab tinnituse valjemaks, on õhurõhu muutus. See võib tõusta, võib langeda. Tinnitus on niivõrd individuaalne, et ei saa öelda, et vaat näed nüüd temal on niimoodi, järelikult minul on ka niimoodi. Ei tingimata mitte. Osadel jah mõjub tõesti õhurõhu tõus, osadel õhurõhu langus, osadel ei mõju seegi. Ja mis on oluline, nagu siin rääkisimegi, vaikus. Vaikusest tuleb hoiduda, sellepärast, et tinnitus on heli, mida me kuuleme, ehkki seal mingit välist heliallikat ei ole, aga me kuuleme teda siiski ja kui ümbritsev helitaust on kõrgem, nullist kõrgem, siis lihtsalt see helitaust katab tinnituse enda alla. On veel võimalusi, näiteks raadio. Paneme ta vaikselt mängima. Ei ole oluline, kas ta mängib mingit kindlat jaama
või keerutada jaama vahepeale, kahe jaama vahepeale, tekib kohin. Lihtsalt tasane kohin. Muuseas, kunagi ei tohi see taustaheli ületada tinnituse heli valjuse poolest. Teine on väga ilus ja meeldiv asi, on tubane purskkaev, sest veevulin on üks meeldivamaid tinnituse vaigistajaid, üldse looduse hääled. Või siis paneme puudusel lihtsalt ventilaator. Paneme selle vaikselt vuhisema ja ka on taustaheli. Siis on olemas sellised spetsiaalsed ristapuud nagu tinnitusmaskerid. Ta on täpselt nagu kuuldeaparaat, ainult selle vahega, et see on tilluke heligeneraator. See mitte ei võimenda heli, mida me kuuleme, vaid ta tekitab ise heli. Ja seda on võimalik reguleerida teatud piirides, et te kuulete kõrvus kerget kohinat. Täiuslikumad muidugi on sellised, milles on ühendatud nii kuuldeaparaat kui tinnitusmasker. Muidugi veel täiuslikumad ristapuud on heligeneraatorid. Siin on juba väga palju võimalusi valida erinevat heli, ükskõik missugust loodusheli, ükskõik millise helivaljusega seda teete. Muidugi neid meil ei ole saada, aga vajalikud nad oleksid. Ja kuna niisugused mühisevad, kohisevad, sahisevad asjad teie pereliikmetele võib-olla ei meeldi, eriti öisel ajal. Ma ei usu, et keegi hästi kuulev inimene oleks nõus magama toas, kus tal raadio kahiseb. Siis on olemas sellised padjad, kus on sees valjuhääldaja. Ja see siis vaikselt kohiseb kõrva all, teisi ta ei sega. Ja nii te siis oletegi seal kahekesi oma tinnitusega. Siin soovitatakse muidugi palju veel sellist asja, nõelravi, massaaži, hüpnoosi. Need on kõik üsna suure küsimärgiga. Ja võib-olla abi, võib-olla mitte. Kahju neist nüüd kindlasti ei teki. Aga kas ta just konkreetselt tinnitusele mõjub, ei tea. Igasuguseid inimesi on. Ja siis on olemas veel 2 teraapia vormi, mis tänapäeval on väga soovitatud. Üks on siis tinnituse ümberõppe teraapia. Milles see seisneb? Kui inimene esimest korda tinnitust kuuleb, siis ta ei oska seisukohta võtta. Mis nüüd tegemist on, kas mul on midagi väga valesti minu tervisega, äkki mul on peas kasvaja, äkki on see midagi väga ohtlikku. Tegelikult ei ole. Tinnitus on absoluutselt ohutu, ta on ainult häiriv. Ja sellepärast ongi inimene peab tegema omale selgeks, enamasti kas psühholoogi või psühhiaatri kaastegevusel, kaasabil, et tinnitus ei kujuta temale mitte midagi ohtlikku. Ja tinnitus on normaalne elutegevuse heli tema jaoks. Tavaliselt ta muidugi normaalne ei ole, aga olgu pealegi, kui midagi teha pole. Näiteks tuuakse tavaliselt selline asi, inimene sõidab rongis. Teda ei sega see, rattad kolksuvad, isegi mõnus. Ja inimene ärkab alles siis, kui rong jaamas seisma jääb. Miks ta on siis nii rahulik? Ta teab, et see heli ei ole ohtlik, et see on normaalne heli. Ja seda püütaksegi selgeks teha inimesele, kes kannatab tinnituse all, et mitte midagi hullu ja ohtu siin ei ole. Istu rahul, maga rahul, pole hullu midagi. Inimene harjub sellega, kui harjub. Teine, mis on soovitavam,
tänapäeval näiteks Soome üks tuntumaid Menieri-haiguse spetsialiste, doktor Ilmari Püük, soovitab meditatsiooni. See kõlab esialgu väga niisugune salapäraselt meditatsioon, sellele omistatakse, tont teab mida, igasuguseid ebanormaalseid ja muid omadusi, mitte midagi sellist. Tema põhimõte on väga lihtne. Mis me teeme, kui me oleme väsinud, füüsiliselt väsinud? Me puhkame, loogiline. Aga kui me oleme vaimselt väsinud, mismoodi me siis vaimselt puhata saaksime? See on juba keerulisem. Nimelt peaks lõpetama mõtlemise. Meditatsioon ongi see, mis tühjendab aju tegevuse mõtetest mõneks ajaks, tavaliselt veerand tunniks. Seda saavutada ei ole mitte päris lihtne, see vajab natuke abi, see vajab psühhiaatri või terapeudi juhendamist, aga seda on täiesti võimalik saavutada ja kui sellega inimene on natuke aega tegelenud, siis on ta täiesti võimeline iseseisvalt sellega toime tulema. No siin neiu istub ja mediteerib, mediteerida võib igal pool, kas kodus, tänaval, bussis sõites, autos sõites, vooli taga pole soovitab. See võib tekitada natuke rohkem tagajärgi kui tinnitus. Ja rohkem polegi mul midagi öelda. Aitäh teile kuulamast. Teeme suure aplausi sellele. Nii mõtleme. Ja kas keegi tahab midagi küsida või teeme nii, et ja palun, aga siis ma pean tulema ligemale. Minu kuulmisega ei ole mitte kõik korras. Segase lahti see aspiriini jutt, et aspiriini tegelikult vedeldab ja võtab rõhku maha, eks ju, et kuidas saab need tinnistused kaasa. Võtab rõhu maha tegelikult. Nii võtta. Siin ongi see asi, et kuna tinnitus on niivõrd individuaalne, siis tõesti see, mida võib soovitada ühele, ei pea teisele mõjuma. Ja sellepärast näiteks kas või Menieri-haiguse puhul, aga see käib väga hästi ka tinnituse kohta, võib pidada päevikut kas või. Mida ma tegin, mis mõjus tinnitusele? Sõin seda tinnitus. Õhurõhk selline, missugune on tinnitus. Ja niimoodi inimene pika peale hakkab nägema, missuguse tegevuse tulemusena tal tinnitus kas vähenes, kasvas või mis temaga muutus. Nii et seda tõesti niimoodi öelda ei saa, et vaat nüüd, kas me teeme niimoodi, see on kõik inimese oma teha. Et ei oska kahjuks midagi täpsemalt öelda. Ja palun. Kas pensionäridele või vanadele soovitakse südame aspiriini, sellel on sama mõju kui tavalisel aspiriinil? Kahjuks küll. See tähendab muidugi seda, et kui me nüüd võtame seda 1 või 2 tabletti, siis see ei ole veel ohtlik. Aga kui me hakkame nüüd juba üleliia minema seda, siis jah. On veel küsimusi või? Ühesõnaga, me oleme veel mõnda aega siin, nii et kui tekib kellelgi mingi küsimus või tahab eraldi eraviisiliselt rääkida, siis kõik vastused on olemas, kõik küsimused on teretulnud. Oi, ma nüüd ma läksin liiale, kõik vastused olemas. Seda küll ei ole. Aga me täname väga põhjaliku selle haiguse nii sõnas kui pildis, et väga põhjalik oli see ja täname ka Heinar ütles, et see loeng oli väga sisukas. Nii. Jah.
nii . ja , Meditsiin põhjas ja see on jah mingi muu asi siis. nii . nüüd palun kuulame